Tere! Hei! Täna oleme me siis siin koos Meelis Krikiga. Suur aitäh sulle, et sa andsid oma aega ja tulid täna meie juurde. Kuidas ma sind esimest korda üldse kohtasin, oli paar aastat tagasi minu ema sünnipäeval. Ja siis Meelisiga me tegime seal väga ägedat tantsu ja ma just mõtlesin, et oh my god, et kui kõik inimesed oleksid siuksed vabad, ägedad, mõnusad ja samal ajal vapustavalt gorgeous, thank you, oh my god. Siis oleks terve maailm, ma arvan, et üks pidu ja lilletrall on ja. See oleks ju lahe ju. See oleks väga lahe, jah. Meelis ja ma olen siis täna kutsunud siia, kuna ta on meil ka kõva tegija nii Eestis kui ka mujal maailmas, siis Hei! Jah, ilualal ja meigialal. Sa oled meil õppinud ka, või käinud tähendab välismaal on ja Venemaal ja või kuidas üldse tegelikult ilumaailmaga kokku sattusid? See oli nii... Ja millal ja kas sa juba noorena teadsid, mis sa soovid? Ei, no noorena ma... Tere kõigepealt. Mina olen siis see Meelis, keda sinna õudselt kiidetakse. Koolus ja vapper ja moetead. Glam Eesti üks loojatest. Ja see on kõige tähtsam, tulge kooli. Kuule, tegelikult kui nüüd ausalt öelda, siis see kunst ja selline nagu ilu on mind kogu aeg nagu köitnud, aga nagu, nii nagu lapsed ikka on, nad ei tea ju, kelleks nad tahavad saada, elu on kõik pikk ees, siis tegelesin ka miljoni asjaga, küll ma käisin kunstiringis, kunstiklassis, küll ma tegin patikat, küll ma tegin mingeid riideid, üritasin disainida juba vene ajal, by the way, ma olen ju päris vana inimene juba. Seega ma olen palju nagu jõudnud ja palju nagu teinud. Ja selle nagu meigini viis mind täiesti juhus. Täiesti uskumatu, ma olin Tartu maantee ehitusmaterjalide kaupluses, olin saemüüja. Kas sa tead saagidest midagi siiamaani? Ma tean siiamaani nendest kõike, ma oskan neid lahti teha, kinni panna elektrisaage eriti ja mootorsaaga ka muidugi. Nii et remont kodus müüdub praegu oluliselt lihtsamalt tänu sellele teadmisele. Ei saa päris. No way, et mul on õnneks niisugune 7 aastat vanem vend on ju, kes on õudselt tõsine niisugune remondimees ja igat sorti küll sportlane ja remondi inimene, siis kui midagi läheb katki, siis ikka tema juurde. No okei. Eks see laiskus ka natukene, et aeg-ajalt on vaja ennast teha huvitavamaks ja siis niisugune, kuna ma olen blond, by the way, kes veel ei pannud tähele, siis blondile on see eelis, et teed niisugune suured silmad. Oota, aga kuidas see nüüd käis? Ja momentaalselt keegi ei vitsi hakata seletama, võtavad, teevad ära. Nii et jah, et seal saekaupluses siis, nagu mina seda kutsun, seal oli meil üks õudselt lahe tüdruk ja tema unistus oli juuksuriks saada. Ja tema läks Kairi Viigi salongi juuksuriks. Ja siis mina käisin tema juures juuksuris, imelise käega, ta on siiamaani super tegija. Siis ühel päeval ta ütles, kuule Krik on ju, et mis sa siin aga maalid on ju, et kuule, et jumestajaks taha saada või? Mis on kelleks, milleks, mis asi see on? Ta ütles, kuule, et mulle naabrinaine igavesti äge on ju, Katrin Sangla on ju, no tol ajal ei olnud Katrin ju nii suur nagu kunstnik, nagu ta täna on maailmas lausa. Seega ta ütles, et kuule, et mul naabrinaine just avab seal selle meigisalongi on ju, et kuule, sa ei taha nagu minna või? Whatever, ei, it's not for me on ju. Ja ühel päeval ta kuidagi mööda minnes ütles, kuule Krik, sul on me vaba päev, ma ütlesin on. Kuule tead, et Viru tänaval avati uus kohvik, jumalast äge, ma eile käisin on ju. Jubead pirukad ja kohvi ja kõik värki-särki on ju, aga mina olin nõudnud ja kohvikutes käia tol ajal. Eriti linnas. Mis su lemmik kohvik oli? Minu vanema viis mu korrekt sinna Narva kohvikusse. No Vene aja lõpus, Eesti krooni alguses oli Viru tänaval, ma ei mäleta nimegi enam. Oli üks imearmas kohvik, seal ma ikka käisin. Muidu lapsepõlves ma käisin pelmeenivaaris. Mulle õudselt maitsid pelmeenid. Mulle ka. Ma seal kogu aeg ma istusin seal pelmeenivaaris. Aga vot, ta meelitas mind sinna. Teades, et mul on nõrkus niisuguse uuste kohvikute ja kuna ma olin ju kõike teada ja ma pidin teadma kõikidest uutest klubidest, kohvikutest, restoranidest, uutest butiikidest, whatever.
nii kui küsisid, Krikk teadis kõike. Selline stiil ja siuke nagu outdoor like lifestyle oli kogu aeg siis sinu absoluutselt, sellepärast, et kuskilt sai neid ikka Vene ajal, sai neid Soome ajakirju nagu Suosikki on niisugused muusikaajakirjad ja kõik. Ja siis Kauneus, see oli niisugune tore on ju, see oli nagu purda moodi, kus said lõikeid võtta ja siis. Ja need nagu mind kogu aeg huvitasid on ju, et sealt ikka nägid, et mis on moes on ju ja kuna midagi meil ei olnud tol ajal saada, mitte nagu tänapäeval lähed poodi on ju, siis on vaatad, issad, kui palju tol ajal ei olnud, on ju, siis tuli küll nagu igasugust abinippe välja mõelda, et kuidas ühest asjast teist teha, on ju. No võtta siis rääkides sellest sõbrannast, siis meelitas mind... Ise siis panid endale stiili asju kokku päeva. Jaa, muidugi. Endale ja... Oi, see oli lahe aeg sellepärast, et siis tulid ju esimesed butiigid, nõna nimetatud nagu kaltsukad. Küll seal sai tuusel, issar sai kujuta, et sinna kulus niimoodi Balti jaama turul oli üks kõige parem kaltsukas. Tead, seal sai ikka tunde veeta, hommikul vara pidid minema, sellepärast muidu tulid kõik Kopli turumutid sinna ja kõik parem kraam oli ära võetud, on ju. Pidi võitlema seal. Oi, seal pidi nende kaltsude pärast võitlema, nüüd viid ise on ju kaltsukas oma kaltsed. No võt, ta meelitas mind sinna kohvikusse. Vabandust väljenduse eest, aga kuramus kohvikut ei olnud, seal oligi Katrin Sangla esimene stuudio. Viru tänaval, teisel korrusel, Joe Blasko, Meigi kool. Katrin Sangla nime all siis. Ja astusime sinna siis sisse. Ma sain kohe aru, et siin ei ole ühtegi lauda, siin ei ole ühtegi baariletti, et midagi on valesti. Ja ta ütles kohe ukse peale, aitäh sulle Aet, ütles, tere Katrin, siin ongi see kutt, kellest ma sulle rääkisin. Ja Katrin Sangla tuli nii toredalt minu ligi ja ütles, et oi, see oleks nii tore, kui minu koolis ka käiks, tead, üks noormees on ju, ta. Ja tead, ma ei osanud tol ajal ei öelda. Ma tõesti ei osanud. Mul oli selline tunne, et see on nii ebaviisakas, on ju, et alati tuleb positiivne. Jaa. Ja siis Katrin Sangla küsis, et kas sa tuleksid siis kooli ja ma nii, jaa. Tead, kui ma koju läksin pärast, ma olin enda peale nii pahane, kuri. Mul oli natukene niisugune piinlik emotsioon ka, et kuidas ma nüüd vanematele ütlen. Kas sa arvasid, et vanematele ei meeldi see, kui no kuule, meil on terve perekond on kogu aeg tegelenud ehitusega. Terve põlvkond teise põlvkonna järgi. Mitmes põlvkond ja kõik ainult ehitusega ja nüüd mina lähen siis midagi õppima. Ja see oli teine kursus ka, esimeses kursusel käis Loore Härmat ja teises käis Reet Härmat, me koos õppisime. Ja vaata, kui tublid me oleme. Katrin Sangla oli maailma parim õpetaja, nii et vaata, kui toredad jumestuskunstnikud on saanud tema käe alt. Nii, no võt. Aga tänaseks sul on hea meel, et sa sinna sattusid ja... Tead, ei ole nagu juhuslikke asju. See minu üks lemmikutest filmidest, mida ma õudselt soovitan, see sai 2000, kas ta 2006 või 2005 või mis ta seal oli, sai mitu Oscarit ka, The Crash. Tohutult hea film. Okei, ma pean seda vaatama. Tohutult hea film ja seal ongi niimoodi, et hakkab see pihta, tead, see alguses tundub nii sür film. Ma esimest korda... Ma ei tea, milles see ongi nagu või... See on inimsuhetest nagu. Ja ma elasin Türgis aastaid. Ja tavaliselt me käisime Alanias, elasin siis Alanias on ju, aga Antaalias käisime siis kinos puhkamas. Sest meil ei olnud, toas ei olnud meil konditsioneeri ja meil ei olnud isegi ventilaatorit, sest me üks kord nädalas käisime alati Antaalias kinos. Seal oli ulme kinos oli ja no seal oli oma 30 saali, no võib-olla 25 saali, aga need olid tohutult suured ja esimest korda elus ma nägin, et kõik toolid on tohutult laiad, pehmed, suured. Ma ei ole Türgis konditsioneeriga ja kõik nad käisid alla nagu lamamistoolid. Saad sa aru? Nagu meie Apollo Vipis. Jaa, just, no nüüd meil on, aga siis ei olnud veel, on ju. Siis me nagu seal veitsime aega, vaatasime, mis seal on, jama film, mida lullakad tulime vaatama, et magame on ju. Ja tead, selles sai niisugune uskumatu
aga kuidas sa Türki elama sattusid üldse või miks sa Türki elama tead, kuule, ma teen igasugust. Ma siin ennast avastan. Sain siis jumestajaks 96. aastal. Lõpetasin siis kooli on ja siis ma hakkasin niimoodi nagu vaikselt tegelema sellega, aga loomulikult ma töötasin veel ehitusmaterjalides edasi on ju, siis ma läksin lukukotta on ju, esimesele Abloi lukukojas olin mina esimene müüja niimoodi, et ma oskan võtmeid valmistada ja paigaldada niimoodi. Siis ma olin veel ehitusmaterjalides Hiiul olin ja kaupluse juhataja, panin ise kaupluse kokku ja otsisin endale alluvad kõik on ju. Aga vahepeal olin ka öösel olin Statoilis tööl ja mingi aeg olin isegi omal säästumarketis. Lasnamäe säästumarketis olin kassapidaja. Tänasel päeval üldse ega ei kujutaks ette, aga samal ajal nii tubli ja samas peab tegema ja kõiki asju seniks kuni jõuad kuskile. Kuule ja vaata, kogu aeg nagu otsid on ju, see meik oli mul kogu aeg on ju, et iga vaba moment on ju, kui sul kliendid olid või veel midagi oli on ju, siis ma kogu aeg tegin meiki. Aga ütleme 2001 või 2002 ma hakkasin nagu ametlikult tööle nagu jumestuskunstnik, et ma jätsin kõik eelnevad tööd maha, kuni mul oli üks selline hästi nagu tore nagu selline sõber ja elukaaslane, need olid niisugune üks ühelt poolt ja teine teiselt poolt kogu aeg. Ei no muidugi see blond on ju ja noh, et mida sa ikka oskad ja nii rumal ja ma hakkasin ennast kuidagi nii halvasti tundma ja see tead, kui sul nagu tilgutatakse kogu aeg nagu pähe nagu seda niisugune tilga haaval, siis öeldakse, et ka vesi suudab see üks tilgake puristada kivisaugu on ju. Ja tead, ühel momendil ma tundsin ennast tohutult kehvasti ja ma hakkasin vaatama niimoodi, et mul on kõik päevad ühesugust. Absoluutselt mitte midagi ei muutu. On see esmaspäev või pühapäev, kõik päevad on ühesugust. Hakkavad ühtemoodi, meik, tiim tol ajal oli meil kõik ainult üks. On ju Katrin Sangla on ju, Anu Saagim, siis oli Volkmann on ju, fotograaf ja meil kõik käis niimoodi, iga päev oli üks ja sama. Siis ühed samad peod, ühed samad klubid, ühed samad inimesed. Aga kõik make-up artistid üldse ju ei jõuagi nii kaugele nagu sina oled jõudnud, et saaks ka teiste tuntud inimestega koos tööd teha ja mis selleks läks vaja või kuidas sa sellega nagu silma paistsid või peabki olema kindel käsi, proff ja siis aeg ja kannatus. Aeg ja kannatus, jah. Tohutult aeg ja kannatus, sellepärast kui sa lõpetad midagi, siis keegi sind ei tunne, keegi sind Google ei kutsu, on ju. See on tohutult pikk protsess, kuni hakatakse sind märkama. Kui sul ei ole selliseid juba nagu kuulsaid tuttavaid, mida minul ei olnud, on ju. Aga kuidas sa sinna said? Ei no, siis ma hakkasingi niimoodi kogu aeg nagu üks klient viis teiseni, on ju, siis loomulikult ma arendasin ennast edasi, on ju, käisin erinevates teistes koolides, on ju, ja kogu aeg nagu muutusin nagu paremaks ja paremaks, on ju, ja see üks asi viis teiseni. Nii et, aga neid pisaraid on olnud, sa ei kujutata kui palju. Sellepärast neid tagasilööke tuleb tohutult palju, kõik see meik ja kõik see on nii kalliks läinud, on ju, kõik need tooted, on ju, sa ju ei saa kliendile teha, noh näiteks kui sa tuled minu juurde, on ju, sa ei kujuta ette, et ma võtaksin sealt meigikotist välja mingi odava firma, on ju, mida sina ise ei kasutaks, on ju. Sa ikkagi arvestad sellega, et sa lähed jumestuskunstniku juurde, on ju, profi juurde, on ju, temal on kõik profitooted, mida sul kodus ei ole, on ju. Siis järelikult kõik need tooted, mida mina kasutan, tohutult kallid, on ju. Ja kuna see nagu maailm niivõrd kiiresti areneb, siis see, mis eile oli moodne, nagu riieteski, siis homme enam ei ole moodne. Ja kliendid on kõik väga tänapäeval nii teadlikud, nad tahavad, on ju, ja sina kogu aeg kulutad, on ju. Aga kas muidu päriselt on ka vahet sellel odaval ja nii-öelda kallil make-upil? Eks ta ikka on. Vaata, no oleneb mitte kõiges. Igas nii odavas kui kallis firmas on midagi tohutult head ja midagi tohutult halba. No tähendab, mis ei kõlba, mitte kellelegi ei sobi. No ei meeldi või värvitoon või jumestuskreem, mis ei kattu on, või ei sobi Eesti nahale on. Et igas firmas on, aga kindlasti on selles firmas ka odavas on midagi tohutult head, mida kallil ei ole.
et no aga helistab klient juba kalliste nime pärast ja no, kas sina ise kalliste ennem ka paneksid, mõigiksid ennast kallima tootega kui no vaata, miks me ostame kallit brände? No see juba meid hästi tundma tegelikult. Just, ma olen selle ära teeninud, ma olen nii palju tööd ja vaeva näinud, ma tahan endale kallimale midagi ilusat, ja sa ju kulutad, ja sa ostad ju see, mis sulle tohutult meeldib. No näiteks täna, kui sinuga kokku saime Diana, siis need imearmsad tossud sul on, isse rumal, nad on tõesti nii moodsad ja kõik on ju, siis tuli välja, et sinu elukaaslasele nad ei meeldi ja mulle nad ei meeldi. Aga sulle nad ju tohutult meeldis, sellepärast, et see oli... See on mood, mul oli üks sõbrants kunagi ja siis ta on niisugune hästi moekas ja kõike kannab ja siis ma kogu aeg vaatasin ja tahtsin nagu olla ja riietuda tema moodi ja siis ma nagu kõik, mis ta pani jalga või selga, mul oli mingi davai, okei, see sobib, tegelikult see on ikka õnn. No võt, see ongi see emotsioon, mida sa tegelikult endale ostad, ega ta tegelikult ju midagi ei muuda su elus, on ju. Kas sul on see toss või ei ole see toss, on ju. No sama mood on meigiga ka, on ju. Et kui ma ikkagi võtan selle näiteks ütleme Diori või seal siis kas või näiteks Makeup Store'i, on ju, jumestuskreemi, on ju, ma tean tema kvaliteeti, on ju, aga loomulikult, kui me vaatame, et oma töös ma kasutan tohutult palju Makeup Store'i jumestuskreemi, need on minu meelest the best of the best, on ju. Sorry, ma ei tahtnud reklaami teha, on ju. Ma ei kuulu enam Makeup Store'isse, et ma kuulun nüüd Glammesti, aga sellegi poolest jumestuskreemid tohutult hea. Aga kui ma kliendile näiteks näitan, et mida tema eelistab, on ju, ja mul on laua peal näiteks Dior ja Makeup Store, usu mind, ta haarab kohe Diori. Kohe Diori. Sellepärast, et see on emotsioon, see tundub juba niimoodi. Vau! Kas sa saad aru, kuidas sõbrannak räägib kindlasti, saad sa aru, Mari, minul tehti täna Dioriga. On ju, no see paneb meid nagu paremini tundma ennast. Kõik brändid on ju, kõik Apple, iPhone, kõik asjad. See on feeling site peale. Kuule, vaata, mina olen üldse niisugune omapärane tüüp, on ju, et ainukene asi telefonides ma ei kannata ühtegi Apple'i toodet, ma ei tea miks. Muideks, ma varem kasutasin ka Samsungit kogu aeg ja siis ma mõtlesin, kuidas inimesed selle Apple'iga hakkama saavad, tundub nii keeruline. Aga nüüd ma mõtlen, et kuidas ma üldse ilma nende asjadeta hakkama saan, eks ole. Mina ei tea, mis trots mul on aeg-ajalt, ma mõtlen, et ma olen nii vana inimene nagu selles mõttes, et käitu nagu vana inimene, et kõik, mis on uus, on ju, ei, seda mina ei taha, on ju, mina küll seda kasutama ei hakka, on ju. Ma ei tea, mul on kohe nii vastu, mul on võimalus olnud endale ikkagi soetada nagu see, hinnaskaalas need on põhimõtteliselt just sama. Ja mina niimoodi, ja müüjad kõik on ju, et järsku võtate selle, et meil on siin uus Apple. Ma suu, ei, näidake mulle Samsungi täiesti. Aga ma olen nüüd kuulnud, et Samsungil on paremad kaamerad kui iPhone'il vist. Vapustavad, vaata, mis mul need pillid kõik on tehtud, need on ju ilma filtrite, ilma millegita, eriti need looduspillid, see on megakaamerad. Nüüd saab Samsung ka reklaami. Kuule, me peaksime panema siia mingi piip või tuut. Ei, no väga hea, vähemalt inimesed teavad, mida kasutada, eks ole. Et mis on kõige sellised igapäevasemad ilu nii-öelda meigivead, mida sa võib-olla näed? Mida inimesed teevad? Vale jumestuskreemi peale kandmine, naiste puhul siis. See peab vist olema üks toon heledam kui sinu kael või? Ei, ta peab üks ühele olema just nimelt. Sul on kallikene õige, väga elus. Aga tead, mis ma olen tähele pannud, naised on kõik hästi mugavad, on ju. Nad võtavad, panevad seda vaevalt, et nad koonerdavad, seda ma ei tahaks uskuda, on ju. Aga nad võtavad ja panevad seda näppudega peale. Muideks, ma panin varem swamiga, aga kui ma nüüd hiljuti alles hakkasin panema näpuga, sest kui ma swamiga panin, mul jäi nagu nägu kuidagi läikima rohkem. Kui ma selle näpuga panen, siis ma ei tea, tõmbab siledamaks. Aga ma emmega kogu aeg õiendasin, et miks sa panen näpuga peale, näpuga ei tohi panna jäpule. Sellepärast, et näpp on isegi, kui sul on külmad näpud, nagu minul külmad käed, on ju, siis ju tegelikult on meil käed tohutult kuumad. Aga see nagu kustutab seda jumestuskreemi. Sa küll õõrud, aga kuskil jääb seda rohkem sul ja kuskil vähem. Ja päeva peale ma lihtsalt näen, kuidas on ilusti see jumestuskreem hommikul pandud, on ju. Ja päeva lõpus on niisugust hallikad laigud, niisugust täpid nagu me. Inimene ei pane seda tähele, aga mina kui jumestuskunstnik, ma panen seda nagu tähele, et see on nagu kõige suurem viga. Kasutage ikkagi seda svammi, on ju. Ja muuses,
muuseas kõige tähtsam asi on see, et tegelikult nägu peab läikima. Tada, see on juba viimased 7 aastat. Fashion, ma ei tea. See on niivõrd kallis, et kui sa vaatad punast vaipu, on ju, vaatad neid pilte, mis pärast on ju, vaatad maailma kõige kaunimad naised, no selline tunne aeg-ajalt, et noh, just tõmbas oma pead, et kreemipotsikust välja, no niimoodi läigib. Kui 90-ndatel oli väga lahe, oli moes niimoodi, et kindlasti selline ärinaine on ju 90-ndatel esimest korda naised said juhtivatele töökohtadele. Enne seda nad ei saanud üldse, on ju. Enne 90-ndatel? Enne 90-ndatel ei tohtinud, on ju, kõrgemal positsioonil nagu tööalaselt võis olla ainult meesterahvas. 90-ndatel said ka naised juba nagu äri teha, on ju. Nii, siis kuidas ärinaist ära tunti? Esiteks oli tal Chanel'i kostüüm. All oli Reebok Toss. Kas ka Eestis või? Eestis ei olnud, vaata, me kõik, ei, see oli ikkagi USA ja kõik selline nagu Inglismaa, USA, sellised suurriigid on ju, Venemaal ei olnud, eks, Venemaal oli ka kindlasti, aga seal Chanel'i ju ei olnud, seal oli ta oma brändid, on ju. No eks meil ka siis üritati kuskilt ikka tead niimoodi leti alt saada kuskilt mingi magazine, on ju, mingi moe magazine, eks meil olid ka väga ilusad ja väga sellised moekad naised, aga kindlasti tähtis oli see, et sul olid pärlid kaelas, kindlasti oli Reebok Toss, sellepärast 90-ndatel tuli moodi, nagu meil praegult on, õige toitumine, fitness, esimesed aeroobika treeningud, see näitas, et sul on Reebok Toss oli all, et sa hoolitsed enda eest. Aha, tänapäeval on Instagram. Chanel, et sul on võimalus, et sa oled äri, sest Chanel'i selline kostüümikene, vaat just selline kraekesega on ju, 6 nööbikesega on ju, ruuduga, see oli ärinaistel must have ja kindlasti pärlikee. Sellepärast, et sa võib-olla jooksed nüüd mitte office'ist, aga office'ist mingile nõupidamisele on ju, väga tähtsalt, sest pärlikee näitab ju staatust on ju, ehk pärl. Chanel näitab siis sul kuuluvust on ju, ärimaailma ja siis tosset see, aga tänapäeval nägu näitab läikiv nägu, et sul ei ole midagi varjata, toitud õieti, sul on raha, et hoolitseda enda eest. Kas ma nagu läikib ikka või? Ja kui sina oleksid praegult Mati näoga, siis ma oleks öelnud, et sa ei ole üldse trendis ega moodne. No jumal tänatud siis. Jumal tänatud, et kõik nagu läigivad. Alles hiljuti hakkasin kasutama igast selliseid erinevaid näo hoolitsus reaalselt, kui ma võtan nüüd meigi maha, siis mul on seal 6 erinevat toodet, mille ma seda kõike puhastan ja teen ja hommikuti samamoodi alustab see protsess, et jah, ma näen, et see nagu kõik läigib, on ilus, aga ma ennem ei teadnud ja ei arvanud, et no Instagramis sa ikka näed, et keegi kirjutab, et people ask about my face routine on ja et keegi jälle näitab seal, aga ma kunagi ei vaadanud neid ja ma ei mõelnud, et kõike seda vaja on, aga tegelikult on vahet näha küll. On, muidugi. Ei, vaata enda eest tuleb tohutult nagu hoolitseda. Ma nii austan neid, kuna ma räägin, et mulle meeldib teha sporti, ilusamalt riides käia ja ennast ka korda teha, aga mis mulle ei meeldi, väga jälgida toitumist, on ju. Et sellepärast ma väga austan neid inimesi, kellel need kõik punktid on tik, sest et enda eest hoolitsemine on ka töö. Aina. Siis on meid 2 sellepärast, et... No vähemalt sul ei ole näha kuskil. Õnneks, et ma siin niimoodi istun, on ju, et mul siin kõhtu ei ole näha. By the way, mul on tohutult suur õllekas. No, mulle see silma ei jäänud, aga vaata, igaüks tunnebki 5 korda. Ma arvan, et tegelikult mul ei ole see õllekas, mul on see veinikas, on ju, kindlasti sardellikas ka siin. Ma ei tea, ma elus ei söönud sardelle. Saad sarvani avastasin enda jaoks mingi pool aastat sardellid. Ma tean, et nad tohutult kahjulikud, on ju, et seal ei ole midagi niisugust kasulik. Täiesti haige, mul on täiesti sardelli haigus ja ma võin terve päev olla niimoodi, nagu on mul siis paljud sõbrad ja tuttavad ja noh, kõik on moodsad ja kõik käivad, kes on seal fitness treener ja kõik on ju, et no meil tuleb, et teeme sulle nagu soodushinna on ju ja olen su isiklik treener ja on ju. Ma olen, siis no ikka ma olen niimoodi jälginud ka seda nagu õiget toitumist on ju, see on paar päeva on ju niimoodi ja siis ma avastan 3. päeval vaadates kella kell on 2 öösel ja millegipärast ma olen köögis ja kui on kapi uks on pärand lahti ja kõik sardellid on mul niimoodi 2 käes ja minu öised sardellid näevad natuke teistmoodi välja, aga see on ka variant. Eile käisin poes, just vaatasin juba, võtsin niimoodi panin juba sinna korvi ja siis enne kasvet vaatasin,
mul ei ole neid vaja. Viisin jõustu, panin tagasi. Aga täna käisin ja ostsin uuesti. Sellepärast eile ma tundsin nii nendest puudust, nii et jah, et ma olen nõudnud sardellisööja. Aga tegelikult vist sardellid, see on ju liha, et salatid kõrvale ja seal, mis sa need ikka teeb, peaasi, et saia ja asju kõrvale ei söö vist. Neid ma söön ka. Seda te ei kuulnud. Seda ei kuulnud, jah. Nii, Meelis, aga kas sa räägiksid natukene ka sinu ajast Venemaal? Kus sa nüüd meil kõik elanud oled siis? On ju USA-s, Inglismaal, Venemaal, Inglismaal ma pole elanud. Inglismaal ei ole? Ei ole, Inglismaal ei ole. Ma olen elanud natukene Miamis. Siis ma olen elanud Alanyas, Türgis. Siis ma olen elanud Moskvas ja natukene Soomes. Aga kuidas sinu teekond viis siis Eestist välja või miks sa otsustasid? Ja kas on väga different Eestist, meie väiksest Eestist? Muidugi on, tohutult on. Aga see, kuidas ma Türki jõudsin, on ju, vaata, see viib nüüd selle eelmisele jutule, on ju, et siis kui mul need sõbrad ja kõik millegi pärast, et hakkasin ennast tundma liigutatuna, et olen blond ja rumal, on ju. Siis üks sõbranna helistab mulle, kuule, sa Kiidiks ei taha minna või? Mis on kelleks? No Kiidiks, vaata see on ju, kes võtab neid inimesi vastu, chillib on ju välismaal. Ja mul tuli meile, et ma käisin 94. aastal käisin esimest korda Santorinil Kreekas. Ja mul tuli see meelde see emotsioon, et bussis ma vaatasin, kuidas need Soome giidid siis mingi hotelli juures, saatsid inimesi nagu hotelli on ju. Kuidas need välja nägid, see oli imeline. Ja mul tuli äkitselt meelde, et see oli üks minu unistustest, saada giidiks. No kuule, mõeldud tehtud, saatis mulle selle lingi, täitsin selle lingi ära kõik on ju. Kutsuti vestlusele, aga see oli Novatur, see esimene hooaeg ja nad otsisid esimesi giide. Vau, 600 millegiga inimest on ju. Mina mingi vabandust, aga mingi jumestuskunstnik, 2001 jumestuskunstnik on ju, esimene meister on ju. Ja mõtlesin, nagunii ei saa, kes see mind võtab. Ajalugu 0. Giidina ei ole ja tead mul konkurentsidel. Tere, mina olen nüüd 8 aastat olnud selle peal on ju. Tere, mina olen selle lõpetanud Tartu Ülikoolis. Tere, mina olen see. Ja kui minuni jõudis inglise keeles, siis see ma olen, hi, I'm makeup artist. See oli what? Ja kuule, ja valiti 3 inimest ja mina olin üks nendest. Aga see persona, vaata, kui sa oled giid, siis sa ei saagi nagu igavalt, see nii igav on, vaata, olete käinud mõnel giidi kursusel ja siis ta lihtsalt tuimalt räägibki sulle, mis oli siin ja siin, aga kui sul on selline persona ja sinna juurde on ju palju põnevam. Tead, mis oli võidukas, mitte see, et ma olen, nagu ta juba aru saate, on, et ega ma ei anna sulle rääkida ju midagi, on, et ma räägin ju ise. Ma kutsusin rääkima sind. Et minu nagu see hüüd, mitte, see ei ole isegi hüüd, moto on, me ei sünni kellegiks, aga me võime saada kelleks tahame. Sul peab olema tohutus soov saada, mega soov saada. Ja ma ütlesin neile ka selle, et nad küsisid, et kulge, et halloo, et siin on, teil on niisugused konkurendid siin on, et aga miks te arvate, et me peaksime teid? Ja ma ütlesin neile ka, et teate, et mulle meeldib inimestega suhele esiteks ja teiseks me ei sünni kellegiks. Me võime saada ja ma tunnen, et praegult on see etapp minu elus, et ma tahan tohutult saada, et ma olen absoluutselt võimeline õppima ja kõike ma tõesti õppisin. Türgi ajalugu 3 kuud järjest, saad sa aru hommikust õhtuni, raamatu järgi saad sa aru. Ma nii pühendusin, aga sinna ma sain ja 3 aastat olin ja teate, unistus sai otsa. Oli aeg edasi liikuda? Tead, ma sain aru, et see ei ole üldse tore. Sa tegeled nii paljude probleemidega. Sul on nädalas mingi 300 inimest ja sa tegeled kõigiga, tervisekindlust, kõikide probleemidega, hommikust õhtuni. Sul ei ole aega mõelda, sulle endal ei olegi ühtegi probleemi, sest sul ei ole aega mõelda. Ja siis ma sain aru, et mina seda hullu tööd küll teha ei taha. Nii et kõik giidid, müts maha teie ees. Mina pidasin ainult 3 aastat vastu ja ma tean, hästi palju mul on jäänud üle maailma kõik nendest 3 aastast juba viimased 20 aastat sõpru, kes on giidid ja nad on 20 aastat seda teinud niimoodi, et müts maha teie ees. Jõudu! No tubli töö on ju. Iga amet on tubli, kui seda nautida ja üldse proovida. Väga äge, et sul oli mõte, läksid proovisid, tegid ära, said aru, et ei, järgmine, eks ole. Et meil on siin nii palju kirjutavad, mõni on kirjutanud juba ka, et nad soovivad, et me paneksime selle pärast YouTube'i, et me kindlasti, ma panen alati kõik laivid pärast YouTube'i üles ja saate ilusti järgi vaadata. Ma ise vaatan ka igaks juhuks pärast järgi.
by the way, tead, miks ma nii kaua no esiteks aega ei olnud, aga üks, miks ma vaagisin, kas mul on vaja või ei ole vaja, mulle tohutult ei meeldi oma hääl. Muideks. See on ainukene asi, mis ülejäänud kõik on jumalast tuuki on ju, kõik mulle meeldib, ise ma meeldile. Ma ei ole päris nartsiss, aga noh, ütleme niimoodi, et ei saa kurta. Peab ennast armastama, kes see muu armastab siis? Austama peab ennast, armastus on natukene... Aga kas austus on ilma armastuseta enda vastu saab olla? Mõt ei ole, aga kui inimene ei austa ennast, siis ta... No siis ei ole midagi. On ju, aga austama peab ennast, et ei tohi lasta ennast kellelgi niimoodi nagu võt need sõber ja elukaasel, kes seal ütlesidki on ju, et blonde, lolle, on ju. Et tegelikult ütleme niimoodi, et ma ei kahetse. Ma seda tegin on ju, et niimoodi ütles sellepärast, et ma sain aru, mis puust mul on tehtud. Ja ma sain aru, et elus ei ole mitte midagi, mida ma ei saaks ära õppida ja millega ma ei saaks hakkama. Whatever, ma olen kasvõi Nigeeria vihmametsadest, ma kujutan ette, et ma tulen sealt välja. Issand, kui äge suhtumine, jah. Ma tulen sealt välja, et ma ei pista põnnima, ma ei kuku seal, mis ma nüüd teen? See on nii äge praegu kuule, sest minule see tundub kogu aeg nagu väga glamuurne ja sa oledki väga glamuurne. Aga see, et sa ütled, et ise kui te panete mind sinna metsa, et ei ole siukest, et issand jumal, mul lähevad siin nagu on jama aine, et või ongi, et ma saan hakkama, mis asja? Ei, absoluutselt, ja ma ei ole üldse glamuurne. Mul on kusjuures tead, mida mul on, sa ei ole esimene, kes seda on öelnud, et paljud on öelnud, või me ei julgenud teie juurde tulla nagu meiki on, et te teete ainult tähtsatele inimestele ja modellidele, tavainimestega, et oi, ma olen nii tänulik, teate, ma olen täiesti normaalne, tavaline inimene on ju, et ma ei ole üldse upsakas, ma ei ole mitte midagi, ma olen selline nagu naabrimees, tead. Selline lahe semu on ju, hea huumoriga, et alati võib minu juurde pöörduda, kirjutada Facebookis, helistada. Ja muideks varsti juba saabki Meelise poole pöörduda, sest et sul on ju tulemas ka tegelikult meigikoolitus. Jaa. Kas on veel vabu kohti saadaval ka sinna? Jaa, praegult on veel 2 vaba kohta sinna. Hästi soovitan, sest mul tulevad nii lahedad inimesed. Nii et varsti saate nende lahedatelt inimestelt ise teada, sest kõik te neid tunnete. Ja nemad tulevad mul kahekesi juba 29. pikale kursusele. No nii, ja kes tahab ilusaks õppida? 2 superägeda lauljannaga. Ah soo. Jaa, nii et... Kus nad infot meil saada, kus võivad? Facebookis kindlasti. Glammesti lehel, jah, Glammest. Glammest või minu isiklikul Meelis Krik. Mul on 2 lehte, Meelis Krik ja Meelis Krik Make-up by Meelis Krik. Ma kindlasti kirjutan ka meie YouTube'i alla kõik need lehed. Ja. Et seal võib, et kindlasti saab tüdrukutega kindlasti hästi palju ka nalja nagu täna veel siin. Minul, ma ei tea, kuidas sinul on ju, minul on siin jube mugav. Mul on ka. Ma alguses ausalt alles tulin ise ka, mõtlesin, et kas on okei, et niimoodi istuma ja kõike vaata, aga väga super. Kuigi jah, me oleme varem, olemegi ema sünnipäeval korra suhelnud, et siis oligi väga-väga äge emotsioon jäi. Et, aga kui vaata pikka aega ei näe, ei suhtle, siis ma vaatan kogu aeg, mis internetis toimub, siis mul endal ka, et wow, et äge. Kuule, tead, sinu ema sünnipäev oli üldse õudselt lahe. Mina austan sinu ema tohutult on ju. Ja aastaid mina ka nagu teda kogu aeg niimoodi nagu jälgisin ja siis ükskord saime kokku, teine kord saime kokku, niisugune seltskonna. Ja kui Kristalin siin kutsus mind, kuule meil, et ma pean nüüd juubelile minema. Et kas ei tahaks kaasa tulla? Et tuled nagu minu saate, nalja teed või? Ja ütleb, et no see on ju no Marju Karin nagu juubel, mis nalja teed või... Ei, mina ikka ei tule, on ju. Aga meiki ma sulle teen. No tegin meiki ära, on ju. Endal riidid kõik valmis juba. Ütlen, kuule, kas see ikka veel kehtib või? Ta muidugi kehtib, on ju. Ma ütlesin, kuule, siis ma tulen suga. Ja siis ma sattusin ja kui ma... Anne Veski veel selle sai jalga keerutatud seal. Oi, see oli nii äge. Annet ma tunnen ka juba istur oma 20 aastat on. Annele on ka seal meiki tehtud ja Anne on ka nii lahe inimene. No võt, aga rääkides su emast, siis õnnitlen ema ja emad. Tead, mul on nii hea meel. Sa kujut ette, kuidas ma tahtsin sind kutsuda oma juubelile. Aga ma mõtlesin, et sa ei tule. Minu ema, jah? Ja sinu ema ütles mulle, tead, mul on nii hea meel, et sa tulid, on ju. Ja tänas veel Kristat ka, on ju. Ja peale seda, noh, nüüd oleme niisugused nagu lahutamatud, on ju. Küll meil on tööalased, tead, tema on õhtujuht ja mina olen seal lihtsalt jumestaja, on ju. Või siis vastupidi, on ju.
mina patsient ja tema arst. Nii et jah, et tegelikult ma olen täiesti niisugune lahe tüüp, et väga äge ja ma oled, minal oli kohe juba see impression esimese 10 minutiga istusid lauda ja siis sul oli siuke uhke asi, ülikool kõik seljas ja siis see hoiak ja kõik, aga see oli nagu siuke mõnus ja lahke ja siuke tore onju, aga samal ajal nagu siuke peetud ja glamuurne, et mulle teine sõbrantsi, kes on emmele see mammu onju, mulle, tema on ka siuke, mulle nii meeldib. Ma vaatasin teie just, kui te laivis olite onju, ma Google, ma jooksin niimoodi, et ma korraks panin, vaatasin, teil seal midagi laivis on onju, siis ma panin like ära onju ja jooksin minema onju. Ma ei mäleta, mis mul oli, ma vaatasin, mammu siin. Lihtsalt kui näed, mammule ei saagi täna reklaami teha. Mul on sama värvi see kampsik on mammult viimane, mis ma ostsin. Ma armastan tema disaini. Nii, aga läheks nüüd edasi natuke teise poolega. Kuidas sa näed siit lugeda? Sul on ikka hea nägemine. Ma olen ikka päris vana inimene. Ma olen ikka päris vana. No ma tulen ka niimoodi, vaata, kes siit on vaikselt. No ei, ma juba niimoodi kortsutan siin. Nii, aga meile on saadetud sellised vägevad kaardid, nagu vestluskaardid, mis on siis sellised seltskonnamängud. Siin on siis eluplaani omad, karjääri omad, partneriga, mida saate mängida ja ka sellised ekstreemsed, karmid küsimused elu kohta. Et Meelis, oled sa nõus minuga proovima seda mängu, et valid ühest kategooriast kaardi, võtad ühe küsimuse endale, loed ette, millele sa soovid vastata ja siis teisele küsimusele vastan mina ja siis on minu kord kaarta võtta. Okei. Teeme ära. Teeme ära. Nii. Oota, ma vaatan, mis siin oli punane. Jaa, õigus, ma panen need niimoodi, siis näed ka. Ekstreem. Eluplaan. Ja siin on nagu partneriga see mäng. Ma võtsin mõned välja juba. Jube kaval. Jube kaval. Ma mõtlesin. Nii. Kuule, kas ma tahan partnerit küsida või? No. Küsin sõbrad, kuule, ilusti kollane värv ka niisugune. Nii. Oota, esimene siis, selle siis loen mina nagu ise endale või? Ise valid, millist küsimust sa tahad anda mulle ja millist küsimust sa tahad, soovid siis... Isse rumal. Väga hea, milline on sinu kujutlus põrgust? Kas see on mulle? Jaa, see on sulle. Vaatasin sulle otsa seda. Mul ei ole õrna aina. Muideks, minu kujutlus põrgust on täpselt nii nagu multikates ja filmides. Tuli jama saatan, aga ma ise ausalt öeldes ei usu ei taevasse ega põrgusse. Okei, väga hea vastus. Ma arvan, et kuskil midagi on, aga kas ma nüüd usun, sest minu küsimus on, milline on sinu kujutlus paradiisist? Teate, ma ütlen teile ausalt, elu ongi üks paradiis. Ja iga päev, mis mina elan, on see natukene nii põrgud kui paradiis ja näiteks ma jubedalt armastan igat oma päeva. Poleks ühte, poleks ka teist, eks? Tohutult armastan elu, ma tõesti armastan elu. See ongi minu jaoks paradiis. Ma olen nii tänulik, et ema ja isa kunagi planeerisid mind. Et ma tänan kõik, et täna saan sinuga olla ja ma iga päev nii palju näen ja õpin. Minu mõnes ongi nagu, see on unikaalne võimalus. Elu ongi paradiis. Jah, väga hea vastus. Väga lahedad kaardid. Kule, ma peaks... Ma kingin sulle ka. Aga tegelikult jah, mis on tegelikult, mis see põrgu, kui ma nüüd mõtlen, milline päev oleks minu jaoks põrgu, siis pohmellipäev arvatavast. See on põrgu. Kule, meie töös on neid päevi nii palju, et... Nii, ma võtan siis ühe. Nii, võtame ekstreemse. Ekstreem. Oled surma mõistetud. Millise hukkamisviisi valid? Mürgisüst, poomine, tulesurm, uppumine, mahalaskmine, kõri läbilõikamine. Võid vaadata veel, millised variandid sul on. Ma arvan uppumine. Uppumine. Arvad, et see on kõige valutum? Kuule, ma olen lugenud, et inimene kui upub, siis tegelikult tekib tal tohutu rahu ja muusika kõrvadesse. Okay. Nagu sireenid või veel keegi meelitaks. Ma arvan, et see. Okay. Ja vaata, minul on elus alati lootus. Kurat, järsku ma jään ellu. Et siis kuppuma hakkad. Vaata, lootus on viimane, mis sureb peale meid. Tänu sellele ta ongi lootus. Ja vaata, uppumist surma on.
väga positiivne elusuhtumine ja kuigi küsimus oli, et millise valik kindlasti sa oled juba aga sa juba saad excited juba sellest jaa, aga ma juba mõtlen, aga järsku seal midagi muutub, on ju, järsku ma ikkagi jään ellu. Okei, nii, mis sa endal siis valid? Nii, mul on siis, et sul on aega 5 minutit, et ära hoida 3. maailmasõda. Oi, ma ei lugenudki seda ennem läbi. Kõik sõltub sellest, kui hästi suudad tippkohtumisel suurriikide esindajaid veenda. Millest räägid? Kuule, hea küsimus on. Aga mina olen nagu selline roosa mulli naine või inimene, et mina arvan, et kui ikka kõigiga ilusti rääkida, et võib-olla siis kuskil midagi juhtub. Aga samal ajal, kurat, kui on 3. maailmasõjaks inimesed valmis, no mis sa ütled neile siis? Maailmarahu. Niimoodi. Ei, ma pakuks jointi, sest et tegelikult sellega on alati, kui mina olen väga-väga vihane oma partneriga. Okei, ma sellest ei... Jah, igaks juhuks, kes teab, kes meid praegu kuulab, on ju. Aga ühesõnaga, üks rahustav joint ja kõik on sõbrad. Okei, issand, mina pole proovinudki. Ma soovitan, kui on närvilised ajad. Ei, mul on kogu aeg närvilised ajad, aga seks on ka mõnusam sellega. No, seda räägitakse ka, ma olen proovinud päris aitab. Kui meil läheb vahepeal meelest ära, et ma olen eetris nagu. Kui suures ma veel hoian ennast tagasi, ma olen siin kaameras veel igast pulli inimestele rääkinud ja väga-väga detailselt. Et ma olen just siukene, et ma tahaks, et inimesed julgeksid elada, et nad ei tunneks häbi enda naudingute pärast ja pigem nagu seda innustada. Aga ma vaatan sinu piiridele kohaselt, et kui palju mida saab rääkida. Täna, kui ma tulin siia, siis ma just sain oma kolleegiga kokku ja siis ütles, kuule, kindlasti vaatan teid, on ju. Aga vaatan YouTube'is siis, sest tal hakkas töö praegult, on ju. Ja ütleb, kuule jõudu. Ja vaata, et sa jälle midagi üle liia ei plöga. Sul ikka aeg-ajalt juhtub. Ma ütlesin, okei, thank you. Kuule, seda me lugesin. Milline on sinu isiklik persoonibränd? Meelis Krikk. Tada! Ma ise endale olengi bränd. Ütlen ausalt. Nii, mis on sinu inspireerib? Mis mind inspireerib? Ma ei tea, ma arvan, et selline, issand, see on jälle selline lihtne küsimus, aga samal ajal on ja, et tegelikult, mis mind inspireerib ja motiveerib, on näiteks, ütleme niimoodi, et kui ma hakkan näiteks toituma tervislikumalt, mis mind siis inspireerib, ongi seal, kui sa näed, et tulemust hakkab tulema, eks ole. Et minu jaoks tegelikult ma inspiratsiooni saangi siis, kui ma kuskil alguses nii-öelda pusin, näen vaikselt tulemusi ja siis sealt ja inimesed, kes on õnnelikud, inimesed, kellel läheb hästi, inimesed, kes oskavad ennast hoolitseda. Et mis sind inspireerib? Kuidas sina vastaksid sellele küsimusele? Mind inspireerib. Kuule kõik järjest. Üks päev inspireerib teine, 3 oleneb tujust, oleneb. Ja õudselt palju ma saatan inspiratsiooni, teate, hea Proseccoga ja kuulates Café del Mari. Täiesti püst pähe kohe. Täiesti, ma näen kõik, ma näen äkitselt, võib-olla nagu sa ütlesid, et džonti paned, on ju. Ma ei ole kunagi midagi proovinud, on ju, aga jah, Proseccot ja siis kuuled seda, saad aru mingid Café del Mari on ju mingid ja siis äkitselt sa vaatad taevasse, on ju, siis kuskilt lendab mingi lehekene või linnukene, on ju, ja äkitselt sa hakkad midagi nägema, tead, kõlab niisugune ulmeliselt, nagu ma ise paneksin hommikust õhtuni džonti. Ma päris hommikust õhtuni ei pane, kui ma panen mul sama asi. Selles suhtes, et ma mõtlen asjadele ja pea läheb nii lahti ja siis sul on nagu vau, ja siis ma panen need mõtted kirja ja mõtlen, et oh my god. Ja kui sa need, vaata, kui enam ei ole nii-öelda selle džonti all, hommikul, aga sa saad sellest mõttest ikka aru, kõik on nii, aga samal ajal nagu seda presenteerida enam ei ole sama, eks ole. Vaata ongi. Ja see mul paljud tuttavad, nii kui näevad, et ma hakkan külas või veel kuskil või tulevad minu juurde külla, kui nad näevad, et ma lähen juba niimoodi arvuti juurde või hakkan külas siis oma mobla välja võtma, siis ei pane seda muusikat enam. Seepärast nad on selle 15 aastaga juba niimoodi, et nad tahaks üles puua ennast, nad ei jaksa seda kuulata, sest Café del Maril on tohutult palju neid plaate ja kõik on, nad ütlevad, me ei jaksa enam seda kuulata. Meil las tuleb tavaline raadio, sest mina kogu aeg pean igal pool seda, siis seal oli imelik, et ma täna ei teinud seda. Aga eks ma olin natukene paanikas ka, tead. Aga tegelikult ei ole midagi hullu. See on minu esimene nagu selline nagu live show.
aitäh, et sa tulid ja mul väga uhke võtta see esimene esüütus nii-öelda siis. Jaa, aitäh, võtke peale. Võtke peale. Nii, millised asjad sa päästaksid, kui su kodus puhkeks tulekahju? Millised asjad? Dokumendid. Dokumendid. Pass ja... Pass, ID-kaart. Sünnitunnistus. Ja, no ma ei tea, kas ma sünnitunnistuseni jõuaksin. aga kindlasti jah, dokumendid. Nendega on niisugune, et pärast hakkab jälle tõestama ja kõik on dokumendid. Milline on olnud sinu elu parim etapp siiani? Ma ütleks, et praegu on minus elus kõige parim etapp, sest et ma ei tea, ma tunnen ennast palju vabamana, kunagi ma väga häbenesin seda, kes ma olen, seda, et ma ise tahan nautida palju ja siuke nagu vaba inimene olen ja alati olin nagu hästi häbi selle pärast ja nüüd ma tunnen, et ma olen nagu avatud rohkem ja ei tunne häbi, vaid ongi, et inimesed nagu suhtuvad sellesse oluliselt tegelikult paremini ja mõnusamalt, kui ma kunagi ise arvasin ja kartsin. Et hoidsin ennast tagasi, aga nüüd ma ei hoia tagasi ja kõik läheb väga hästi. Minul ütles kunagi Sangla ütles samamoodi, ma olin õudselt täbeliku ju. Tohutult täbeliku. Ma ei kujutaks ettegi. Ja nad naarsidki siis, kui me Reet Armatiga käisime selle teisel kursusel, siis Sangla teisel kursusel, siis nad ütlesid, no Meelis on nii vaikne nagu tapeet, et otsigi tapeedi pealt, kui uksel käis kelluka, siis Meelis tuli sisse. Aga kõik vaatasid mööda seina, sest ma olin nii tagasihoidlik. Ja Sangla ükskord tuli, no peale koole, tükk aega läks mööda peale kooli, tuli ja ütles, tead, sul võib hea käsi olla, sa võid hea jumestaja olla, aga kui sa jääd elu lõpuni niisuguse vaikseks ja ei oska inimestega rääkida, siis teine aktiivne saab kõik töökohad ja sa jääd lihtsalt varju. Õpi suhtlema. Tänapäeval, nagu te näete, mul probleeme ei ole, ma olen õudne latadara ja täpselt nagu sinaga. Armastan, austan, ma olen selle auga ära teeninud, ma olen ise sinna jõudnud, nagu sinagi. Ja no kuulge, halloo, kui ise ennast ei austa, no kes siis eel hakkab aista? No mitte keegi nagu nii meid, no muidugi vanemad meid armastavad tohutult, aga no ükski teine inimene meid nii palju ei armasta, kui me võiksime ise ennast austada ja armastada, on ju? Minu ema näiteks kunagi ei luba mul ennast haletseda ega ütleb mulle kohe, et sita jutt, et ei tohi ja mis on tegelikult väga-väga hea. Et jah. Mina ka olen selle poolt, et haletseda ennast ei tohi, see viib sind masendusse. Jah. Oi, mul läheb nii halvasti, oi, no mis ma nüüd teen, mul on nii palju neid inimesi ümberringi, kes niimoodi kogu aeg nagu tunnevad, on ju. Päevast päeva ja muudkui rohkem ja siis sa üritad neid kogu aeg nagu aidata. Kuule, tule välja, pole ju hullu, on ju, ja siis ütle, no jah, üks peab ikka olema see positiivne. Ma ütlesin, aga milleks negatiivne? Jaa. Ei no muidugi ma ei ole kogu aeg 24/7 ei ole ka nagu happy nagu, et on ka minul neid päevi, kus no lihtsalt ma ei tulegi sealt välja, on ju. No see on lihtsalt kehv päev, on ju. Aga lihtsalt tuleb välja, no midagi ei ole igavesti, me ka ei ole igavesed. Jumal tänatud, ma ei kujuta ette, et kui... Kahjuks mina surma kardan, kas sa ei karda? Ei karda? Nii, kas oli minu kord või sinu kord? Ma ei tea, kuidagi see, et ma kardaks igavest elu, aga ma samal ajal ma kardan ka nagu surma. Et ma ei teagi, mida ma üldse sooviksin. Mina nagu üldse ei karda seda surma. Ei karda üldse. Aga kas sa usud elu peale surma? Nii ja naa. Mis sa soovid, et oleks peale surma? Kui sul oleks valida? Vaata, kui lugeda neid tähtsaid raamatuid ja kõike, siis on öeldud, ühed ütlevad, et peale surma tuleb veel kord mingi etapiline elu, et ma ei mäleta mitmeid kordi me seal käime, kogu aeg, nii kaua, kuni me siis täidame kõik oma nagu normid ära. Kas inimesena tagasi siis kogu aeg? Ja, et sa tuled nagu teises elus, aga tuled nagu, noh, teises riigis või kui täna oled mees, siis järgmine kord sa võid naisena sündida või veel midagi. No see on üks teooria, et sa pead nagu sellest spiraalist kogu aeg edasi minema, kuni ühel päeval saabub see, et sa oled enda missioone nagu täitnud. No tahaks loota, et see nii on, aga samas, kui ma hakkan selle teooria peale mõtlema, siis ma mõtlen, aga me ei mäleta, kui me uuesti sünnime. Siis milleks mul seda teadmist vaja on? Jaa. Nii, et mina arvan, et seda saab ja siis on kõik. Kui sul oleks valida, kellena tagasi tulla, kellena sa tagasi tuleksid? Ja kus riigis? Kuule, ma ei tea.
vaata, sul oli see 3. maailmasõda ja siin kõik, kurat, see poliitika ja kõik, no tavaliselt poliitikast ja usust ma ei räägi, on ju. Täna ka ei hakka tegema erandeid, aga kurat ei tea ju, see maailm nii muutub. Nii et ma ei tea, võib-olla Eestis oleks ikka parem olla ja ausalt öeldes tahaks endana tagasi tulla, aga tegelikult, no ainukene, mida ma tahaksin, on, et ma oleksin pikem, kuskil 1,80 m ja siis natukene laiem, niisugune, no Brad Pitti moodi, on ju, aga muidu nägu võiks alla head. Mina muideks ei ole, aga ma ei ole kunagi mõelnud, ma olen mõelnud jah, et milline ma võiks siis olla, aga minu puhul on see kõik tehtav, et see lihtsalt peab kätte võtma, eks ole, et mis mina tahan olla, aga ma ei ole jah kunagi tundnud, et ma oleks tahtnud kellegi teisena sündida või keegi teine olla, et mitte kunagi seda. Vahepeal on mul EMS siia sattunud, ta kirjutas meile uppumise peale, et Meelis, sina küll ei upu, et sa tead nagu alati vee peal. Ma tean, sellepärast ma valisingi uppumise. Ja, et sul on alati lootused ikka. Just. Vaata, kui seal kuuli või veel seal pea maha raiumine, no see on vapši kohe aru saada, on ju, et sealt pääsu ei ole, on ju, et lootus läheb ka enne ära, on ju. Aga no vee peal, jah. Marju, sa ikka mõtled samamoodi nagu mina, nii. Sai kohe valemist aru. Jaa, minu kord on. Jaa. Nii, jätkame seda siis ilusti. See käib sinu kohta, sinu küsin. Kas perel peaks olema ühine rahakott või mehel ja naisel oma? Mina soovin alati, et oleks oma. Et ei oleks nagu ühine, et vaata, mulle meeldib, kui vahepeal mees viib kuskile või mina viin meest kuskile, aga ma ei tahaks, et oleks jagatud. Ma arvan, et kui me mõlemad näeme kuskil oma asjadega nii-öelda vaeva, siis see võiks olla nagu meil eraldi, aga samal ajal, kui oled suhtes, siis ei tohiks ka nagu koonerdada nii-öelda teise pealt, eks ole. Et, aga oma, ma ei tahaks olla jagatud. Ma arvan, et siis tulevadki, raha ongi sükseid asja, mis rikub minu suhted ära, eks ole. Et kui see oleks ühine, siis pärast äkki keegi tunneb, et ma ei tea, et kuidagi rohkem keegi raiskab või on või nagu mõttetud tülid, ma arvan, tulevad selle pärast. Mis sina? Ei, mina arvan niimoodi, et peaks olema 3 rahakotti. Et üks on ühine, jah? Üks on ühine. Igal ühel oma, siis mehel naisel oma. Ja 3. on see, kuhu siis mõlemad panevad mingi panuse. See oleks nais ka, jah. Et sellega siis saab niimoodi, et võtame ühiselt, on ju, et kui meil on vaja remonti teha või mida ma just teen ise. See oli küll lollus. Ma alustasin selle, aga nagu ära, et peab tegema. Nii, et siis kui midagi on vaja, on ju, kas või seal restorani minna või sünnipäev või reis, ühesõnaga siis võtame koos. Koos teenime, koos paneme ja koos kulutame. Ja mõlemal jääb siis oma. Minu meelest on see väga hea. Kuna siin seda seksiteemad ma ei hakka küsima selle pärast, et su ema nagu nii pärast kirjutab midagi. Mu emme on siin, kui sa isegi küsid, ta juba teab, nagu me emmega räägime seksist kogu aeg. Me annab üksteisele isegi nippe. Aga kui sageli peaksid õnnelikud paarid sinu arvates armatsema mitu korda nädalas? Mina arvan, et see oleneb sellest, kui suur on kellegi libido, aga mina isiklikult korra päevas võiks ikka saada. Ehk siis 7 korda nädalas oleks viisakas, on ju. No minu vanuses võiks nagu paar korda nädalas. Aga ei, mul on sõbrannad, kes ütlevad, et kuule, et nädal aega möödas ja nüüd korra jälle peab ära tegema selle asja, ei jaksa lihtsalt. Et mitte nad ei naudiks, aga lihtsalt töö ja mis iganes asjad on vahel ja siis ei tundu. Ja muideks, miks üldse naised, meil kaob seksisu ongi ka see, et meie jaoks ju hakkab, me käisime EPU-koolitusel, et hakkab see eeltöö, hakkab kõik ju ennem, et tooge lilli, öelge ilusasti, tehke õnnelikuks, on ju, et siis ju muidugi tahad teha. Et kui ei panda sind ilusana hästi tundma, siis see seks võib-olla ei tundu midagi head. Sest selline nagu tükitöö. Jah, täpselt tükitöö. Rutiine okei, teeme ära. Et ma seda taha, et oma muidu ta jääbki on ja paluma. Aga no okei, täna keerutasin ära. Oota, eile valutas pea, eelmine tal oli päeva. Nüüd lõin ja lõikasin näppu. Kurat, mis täna on? Okei, vademäär. Aga et sellist olukorda ei tekiks, siis ongi, et mehed hoolitsege naiste eest ja samamoodi naised, et kui mees tuleb sulle oma soovidega, ära tee sellist nagu ei ütle, et ma ei ole mingi lits, vaid ütle, kui sulle isegi ei sobi mehe soov või ei meeldi, siis leidke kesktee. Et muidu ongi, et miks inimesed petavad, miks inimesed seksi ei taha, sest et suhtes tegelikult teineteise eest ei hoolitseta, on ju. Tead, mis statistikast tuli üldse välja, et kui tavaliselt räägitakse, et mehed on need, kes kogu aeg tahavad seksi, on ju. Oi, mina küll just ma arvan. Tegelikult statistika ja mis paistab minu meelest, et see on nüüd
tõesti tõsi on ju, siis tegelikult mehed rohkem viilivad kui naised. Naised, need tahaks kogu aeg on ju, aga mehed on küll, tööl on nii palju ja muidu ma väsin natukene ja üldse võtsin täna ja kuule, teeks homme või näed, homme saunapäev ka veel. Nii et tegelikult meie viilime rohkem kui naised. Õnneks mul on suhtes niimoodi, et mees tahab rohkem, aga mitte sellepärast, et ma kogu aeg ei tahaks. Aga lihtsalt, et ta on nagu alati valmis, kui ta näeb kuskil midagi, võtan riidest ära, ta on juba jälle valmis, vaata. Et see on nagu mega hea tunne, et sa paneb ennast ka naisena ilusamine tundma, eks ole. Nii, minu kord. See oli su mehele. Nii, kas minu kord? Jaa. Nii, jõuame me veel ikka, jah? Jaa. Jõuame, nii. Kas üldse ja mis piirini sa rikuksid seadust päästmaks neid, keda armastad? Nii palju kui vaja on. Nii palju kui vaja on, jah. Minu vastus oleks sama. Nii palju kui vaja on. Kui tähendab minu arm, muidu ma olen õudselt seadusekuulekas inimene, aga kui on sama oma Johniga. Kui on ikka vaja oma nagu kallimaid päästa, siis ma arvan, et me unustame kõik piirid ära ja mida tohib, see ei ole see nagu üldse moment, et sa võiksidki kaaluda. Issand, sa oled hea sõber, keda omada. Ja inimene, kelle poolt armastatud olla. Kui sa peaksid maalt kosmoselaevaga lahkuma ja võtma sõbrad kaasa, kes need oleksid? Nii, ma tahaks võtta kaasa oma koera kindlasti. Ma võtaks kaasa oma ema, juba selle kiusu pärast, on ja. Siis ma võtaks kaasa mehe ja ma võtaks kaasa ka, mul on 3, 4, 5 väga head sõbrannad. Oota, nüüd tuleb 6, 7, 8. Kelle ma võtaksin kaasa ja nende pered ja lapsed, mis neil sinna vaja läheb. Ja emale siis me ema mehe kaasa. Mis sõbrad, tegelikult mis me nüüd oleme, ma võtan nüüd enda peale korra ainult nii, koera, ema ja siis sõbrannad. Aga me tuleme, käime korralt ära sealt lahkul korra, et varsti tuleme tagasi. Üks pidu on ja. Üks väike pidu. Üks väike pidu sõbranna ema ja. Väga hea. Nii. Sulle antakse elevant, sa ei saa teda ära anda ega maha müüa. Mida sa temaga teeksid? Mina neid elevandisõidus asju ei poolda, et äri ma kindlasti tegema ei hakkaks. Ehk siis ta mängiks mu Samsoniga tagaaias ilusti koos hõlpsalt. Kasutaks nagu kodulooma siis. Mulle ei meeldi, kui loomi kasutatakse nende sõitmiseks või okei, et kui see on tegelikult hobune ja sa oled tema eest on hästi hoolitsetud ja sa tuled ja sa maksad. Hobune peab tegelikult ratsutama kogu aeg näkku. Ja nagu, kui ta on hoolitsetud, aga mitte see, et kui ma olen käinud kuskil Egiptuses ja ma näen neid kaamleid või Indias, eks ole, et peksavad samal ajal seal vees seda elevanti, et ta sulle on ja blondiga vettpritsiks, et see on selline ja teisel öö selle eespool blondiga on ja, et sellega vettpritsiks, et see oli nagu koht, kus ma nutsin täiesti ja mul meesterahvas läks ise proovima ja siis kui ta nägi, et see elevant saab kogu aeg seal nagu vee all vastu jalgu selle eest, et ta talle nalja teeks, siis ta tuli ka nagu sealt kohe maha. Et ma ei saa aru, kuidas inimesed üldse seda naudivad või mitte üldse nagu, mul on kohe, mul viimane kord ka, kui olime Egiptuses, siis õepoeg läks kaamliga sõitma ja mina jälle lihtsalt nutan seal ema mingi ära tee siin raamat praegu. Aga samal ma tõesti nagu ma näen, et teda nagu jälle vastu jalgu antakse, kaamel aetakse üles, eks ole, ja keegi paneks sinna peale ja sa näed, et tema eest ei ole hästi hoolitsetud ja kõike, et see on nagu nii siuke. Ei, mulle ka nagu ei meeldi, aga mina ei tea, mida ma elevandiga teeks. Esiteks, nad on armsad loomad. Ma arvan, et ma võiksin ta looma aeda. Aga ei tohi ära anda ega maha müüa. Ega maha müüa, kurema. Nad ise lugesin ja. No jah, eks ta siis lihtsalt elaks. Jube kulukaks läheks. No. Ma meil on viimase 1,5 minutit, aga sa jõuad, kas sa tahad veel vastata? Vastame ikka või sa ei soovi vastata, siin panid vaikselt ära. Kas sa oleksid pigem parim milleski, mida keegi tõsiselt ei võta või üle keskmise millestki tunnustatus? Ebaselge. Et kas sa oleksid pigem parim, et sa oskaksid midagi sellist väga-väga hästi, mida maailm ei tunnusta või sa oleksid üle keskmise hea selles, mida nii-öelda maailm tunnustab ja sulle nagu selle eest nii-öelda plaksutakse. Tegelikult ma olen see esimene, on ju. Millestki parim, on ju. Aga praegult olen läinud selle tunnustuse juurde.
muideks mina valiksin ka tunnustusest, et kui inimesed tunnustuse ei saa, nad muutuvad õelaks, kurjaks, me läheme isegi hulluks. Nii et tunnustuse saamine on väga-väga oluline. Ja selle andmine, aga ma juba näen, et meil siin jälle lõppeb nii äkitselt ära. Tohutult kiiresti on see aeg läinud. Minu meelest me alles ütlesime tšau, ainu, et kuule, et natukene mängime ja lobisime. Kas mina olen tõesti nii suur jutupaunik või? Väga äge, sa sisustasid meil väga-väga hästi selle aja ja suur aitäh sulle, Meelis, et sa tulid. Ja ma kirjutan teile rohkem infot, kui meil saab aeg otsa nende kaartide kohta. Meil tuleb ka loosimine. Kui te kirjutate enda loos kommentaaristesse, millise kaardipakki te soovite saada, siis valin sealt ühe võitja ja paneme kaardipakid teele. Aga suur aitäh teilegi, et kuulasite ja näeme juba nädala pärast. Nägemist! Ja taega! Nii.